tere tulemast! Teate, meid ümbritseb üks täiesti nähtamatu superjõud. Ja tegelikult sõltuks sellest iga meie hingetömme ja iga suutäis. Jah, täna räägimegi taimedest ja sellest, kui uskumatult palju me neist tegelikult sõltume. Okei, alustame kohe ühe väikese võttemänguga. Kujutage korraks ette, te ärkate hommikul ülesse ja kõik taimed on lihtsalt läinud. Puhas vuuk. Mis siis juhtuks? No, esimene ja ilmselt kõige šokeerivam tagajälg oleks see, et kogu meie toit kaoks. Ja ma mõtlen, et hetkega. See ei tähenda ainult õuna ja porgandeid. Mõelge edasi, ka liha, piim, juust, kõik kaoks, sest loomad, keda me sööme, söövad ju taimi. Meie toidulauad oleksid lihtsalt täiesti tühjad. Aga see pole veel kõik. Asi ei piirduks ainult toiduga. Mõelge korraks oma kodule. Ka meie peavari kaoks. See puit, millest on ehitatud nii paljud majad, see mööbel, millel te istute, see kõik on ju taimne. Meie maailm, nagu me seda tunneme, laguneks sõna otseses mõttes koost. Ja see kõik viib meid tegelikult esimese suure teema juurde. Räägime sellest, kuidas taimed on justkui, maailma roheline mootor. Mootor, mis suudab luua toitu peaaegu ei millestki. See kõik saab alguse millestki, mida võiks ausalt öeldes nimetada lausa maagiaks. See on protsess, mis toimub kogu aeg otse meie silme all, aga me lihtsalt ei pane seda tähele. Selle kohta on üks väga hea ütlus, et taime rohelise lehe rakud on justkui tõelised imekatlad. Ja see on minu arust nii ilus ja tavaviis kirjeldada üht absoluutselt kõige tähtsamat protsessi meie planeedil. Ja selle protsessi nimi on muidugi fotosüntees. Mõelge sellest kui looduse enda salajasest retseptist. Maagiline koostisosa on klorofüll. See on see sama roheline värv lehtedes. See püüab kinni päikesevalguse energia. Ja siis selle energia abil taim justkui segab kokku vee ja süsihappegaasi ning teeb sellest suhkrut. See suhkru ongi tema enda toit. Ja teate mis? See ongi absoluutselt kõige alus siin maal. Ja siin ongi see kõige olulisem erinevus. Taimed teevad ise endale toidu, aga loomad ja meie, inimesed, meie peame oma toidu kuskilt leidma. Me kas sööme taimi otse või siis sööme loomi, kes on söönud taimi. Nii et lõppkokkuvõttes taimed on absoluutselt iga toiduahela vundament. Ilma nendeta kukuks kõik kokku. Okei, toit on üks asi. Aga see pole kaugeltki ainus kingitus, mille me taimedelt saame. Nad tootavad midagi veelgi põhilisemat. Midagi, ilma milleta me ei peaks vastu isegi paari minutit. Ja see on õhk, mida me hingame. Mõelge korraks iga elusolend. Alates pisikesest linnust metsas kuni sinu ja minuni praegu. Me kõik vajame elamiseks hapnikku. Sellest ei pääse üle ega ümber. Ja kus see hapnik siis tuleb? No vot, see ongi taimede kingitus meile. See on tegelikult fotosünteesi, ütleme nii, et kõrvalsaadus. See, mis taimel üle jääb. Siin pildil on see eriti hästi näha. See veetaim sõna otseses mõttes hingab elu välja. Need väikesed mullid ongi puhas hapnik. Nii et meil on toit, meil on õhk, aga taimed teevad veelgi enamat. Nad sõna otseses mõttes ehitavad meie maailma. Vaatame korraks ringi, kuidas nad on esindatud absoluutselt kõikjal, alates metsadest kuni meie riidekappideni välja. See seos on ju tegelikult ilmselge, eks puit, mis kasvab metsas, sellest saavadki meie kodud ja mööbel. Nii et taimed pakuvad meile täiesti otse katust peakohane ja soojust ja varju ka muidugi. Ja nad kattavad isegi meid endid. Mõelge oma riietele. Puuvill, lina, need on ju kõik taimsed kiud. Taimed sõna otseses mõttes riietavad meid. Aga okei, jätame need praktilised asjad korraks. Taimed ei anna meile ainult materjale, vaid ka elamusi. Teeme nüüd ühe hästi kiire põike maitsete maailma. Vaatame, kui palju värvi ja vürtsi nad meie ellu tegelikult toovad. Näiteks kaneel. See aromaatne puukoor meie lemmikkookides ja saiakestes. Või siis kakaouba, millest tehakse kogu maailma šokolaad, see on ju tegelikult puuvili. Lisame siia nimekirja ingveri juure selle mõnusa, ainulaadse soojuse. Ja muidugi tšillipiperde tulise särtsu. Ja see on vaid imepisike pilguhäit taimeriigi täiesti uskumatule maitsete mitmekesisusele. Okei, võtame nüüd tempo natuke maha. Keskendume taimede ühele vaiksemale, aga mitte vähem olulisele rollile.
ja see on meie tervise ja heaolu hoidmine. Taimed on ju tegelikult nagu looduse oma apteek. Me kõik teame seda natuke. Näiteks punane päevakübar aitab külmetusega võidelda. Kummel rahustab ja leevendab põletikku. Ja küüslauk on juba iidsetes aegadest kasutatud igasuguste hädade vastu. Ja isegi meie linnades on neil täiesti elutähtis roll. Mõelge puudele ja parkidele. Nad puhastavad õhku, summutavad seda pidevat linnamüra ja, mis eriti oluline kuumadel suvepäevadel, nad pakuvad jahutust. Nad teevad meie linnad lihtsalt palju paremaks kohaks, kus elada. Nii et jah, nad on sellised vaiksed, elavad partnerid meie ellujäämises ja heaolus. Nad lihtsalt on olemas ja töötavad meie heaks iga päev, ilma et me sellele isegi mõtleksime. Ja nii, ma jätangi teile lõpetuseks ühe väikese küsimuse. Mõelge korraks, millist taime tänad sina täna?